Aasta koolitaja 2018. Kaire Viil. Hea õpetaja on õpetajaks igal sammul. See moodne vanasõna käib ka Kaire kohta, kes on küll täiskohaga eesti keele lektor TalTechi Virumaa kolledžis, kuid jõuab lisaks sellele palju enam. Minu põhitöökoht on Tallinna Tehnikaülikooli ehk uue nimega TalTechi Virumaa kolledž, kus minu käe all õpib ligi paarsada üliõpilast, nii päevaõppes kui kaugõppes. Ja lisaks üliõpilastele ma tegelen ka veel Kohtla-Järve täiskasvanud inimeste õpetamisega. Ja isegi mitte õpetamisega, vaid ma töötan keelekohvikus ja keelekohvikus on eestvedaja, kes murrab neid barjääre, et eesti keelt on raske õppida. Keelekohvikud toimuvad üks kord nädalas kella 4:30. 2 akadeemilise tunni jooksul me siis lihtsalt vestleme. Omavahel teeme rollimänge, suhtlusmänge, hästi palju sotsialiseerimist soodustavaid ülesandeid. Loomulikult joome teed, kohvi. Ja Kohtla-Järv on niivõrd väike linn, et ma ikka kohtan oma keelekohvikus või keelekursustel käijaid. Ja nii tore on siis koos rõõmustada, kui nad ütlevad, et nad said eesti keele eksami sooritatud. Aga mind rõõmustab veelgi rohkem see, kui ma näen, et võrreldes kursusel oldud ajaga on nende eesti keel veelgi rohkem edasi arenenud. Lisaks keelekohvikutele harib Kaire ametnike ametikeele ja asjaliku keelekasutuse valdkonnas, sõites huviliste juurde üle Eesti. Ka infotehnoloogia ei ole talle võõras. Kaire viib läbi e-õppe metoodikakoolitusi oma kolleegidele, keeleõpetajatele ning seda samuti üle Eesti. Kes on õpetajad või koolitajad, et ärgu mõelgu, et mis nüüd mina tavaline õpetaja. Et mina olin ka tavaline kutsekooli õpetaja, tavaline ülikooli lektor, aga võtsin julguse kätte ja hakkasin pakkuma täiskasvanutele täiendkoolitusi. Ja olen seda teinud võib-olla 5-6 aastat ja mingisuguse imago saavutanud. Et mõelge laiemalt, kui need ametijuhendi miinimumnõuded ette näevad. Et ma kutsun üles kõiki õpetajaid ja koolitajaid tegema natukene rohkem, kui ametijuhendi miinimumnõuded ette näevad ja elu on huvitavam. Sellest sügisest asub Kaire taotlema täiskasvanute koolitaja kutset.